olete te vahepeal mõelnud, et kellega Eesti sisuloojatest Erol survive'iks üksikul saarel? Või näiteks, et keda Erol võidaks kakluses? Või võib-olla näiteks, et kes Eesti sisuloojateks aitaks Erolil mingisuguse kuriteo jälgi peita, kui ta ainult küsiks? Ma tean, et olete nende küsimuste peale mõelnud, sest mina olen küll. Ja täna ma olen siin, et anda nendele kõikidele küsimustele vastus. Me teeme erinevaid tier liste, kus valikuteks on keegi muu kui meie Eesti sisuloojad. Mul on siin 3 erinevat kategooriat, 3 erinevat küsimust, kuhu me hakkame Eesti sisuloojad paigutama, olenevad sellest, kas nad siis aitaksid mind, kas ma jääksin nendega kuskil ellu või mitte. Esimene küsimus on, kellega ma elaksin üksikul saarel. Esimene kategooria on, et 100% jääme ellu. Ehk siis no questions, me jääme temaga üksikul saarel ellu. Teine kategooria on läbi raskuste oleme elus, ehk siis no meil võib mingisuguseid challenge'id olla, mingisuguseid puudujääke, aga me ikkagi survive'iksime. Kolmas kategooria on, no me võime proovida. Ma ei tea, mis sellest saab, aga no me võime proovida. Neljas kategooria on sureksime, aga vähemalt oleks lõbus. See tähendab seda, et me probably sureksime ära küll, aga vähemalt ma sureksin naeldes. Vähemalt seal oleks väga fun temaga seal koos saare peal olla, aga me ikkagi sureksime ära, me ei survive'iks seal. Ja kõige viimane kategooria on dead emoji, ehk siis me oleme dead. Ei, me oleme dead lihtsalt, me elu sees ei jääks ellu kahekesi üksikul saarel. Ja inimesed, keda ma nendesse kategooriatesse hakkan paigutama, Aston Köögis, Chris Boys, Sydney, Oliver, Estmagic, Storm, Bingood, Maria Rannaväli, Hensu Kusta, Kosip, Steven Raidmets, Keppu, Kaspar Vang ja Gerhard. Võtame suvaliselt esimeseks Tormi. Kas ma jääksin Tormiga ellu üksikul saarel? Prolli mitte. Ma alguses enne ütlen ära selle ka, et mina oleksin täiesti kohutav kaaslane üksikul saarel. Nagu need sisuloojad, ükski neist ei jääks ellu koos minuga. Pigem on see, et kelle mina valin, et ise ellu jääda selle saare peal. Mina olen täiesti useless seal kuskil saare peal. Ma ei oskaks mitte midagi teha. Ma ei oskaks süüa teha seal. Ma ei teeks mitte midagi lihtsalt. Ma ei oskaks mitte midagi selle saare peal teha. Seega me valime endale kaaslast, kellega koos mina ellu jääks. Mitte, et mina aitaks neid selles mõttes. Ja ma olen suhteliselt kindel, et Tormiga me sureksime mõlemad ära. I'm sorry. Hensu Kusta. Ma ei tea, kas Hensul on mingi ülisuured, mingi survival skills. Ma olen ta storides näinud, ta vahepeal püüab kuskil Peipsi peal kala. Äkki me jääksime ellu, nagu tänu sellele, et oskab kala püüda. Tal võivad olla täiesti nagu varjatud anded, nagu avastab endast selle metsikuse. Pluss ta on kuskilt metsast, on ju, ta on Tartust nagu minagi. Tal võib olla sees see väike metsikus, on ju, millega ta võib meid välja päästa sealt saare peal. Seega ma arvan, et Hensu Kustaga, ma arvan, et me jääksime läbi raskuste ellu. Ma ei söö kala too, ma sureks ära, ta jääks ellu. Kus on see option, et ma suren ära ja tema jääb ellu nagu? Ma unustasin selle siia panna, okei, never mind. Järgmine, kelle me võtame, on Steven Raidmets. Oleme teed. Anna andeks, Steven, me oleme teed. Prolli oleks lõbus, kui me seal oleksime, aga ma ei tea, ma arvan, mingi hetk hakkaks Steven mind ära tüütama oma 6-7 skibidi naljadega. Me oleksime teed mingi esimese nädalaga ja selle nädalaga me oleksime ka näljas. Ma liigutan ta sinna, et sureksime, aga vähemalt oleks lõbus. Natukene nagu naeraksin seal ja siis sureks ära. Järgmisena võtame Maria Rannavälja. Ma jälle sureks temaga, ma arvan. Ma ei usu, et ta on mingisugune metsik loomade jahtija. Ta oleks pigem see, kes oleks nagu tark seal saare peal. Ta pigem eeldaks, et mina olen see, kes nagu jahib ja kütib. Tema on see aju. Ma arvan, et me sureksime Mariaga ära seal saare peal ainult sellepärast, et mina ei teeks mitte midagi. Sest et ma ei puuduta mitte ühtegi looma, kes seal üksikul saarel on. Ma ei püüa kala, ma ei söö kala, ma ei ole nõus mingeid prussakaid sööma. Prolli, dead, mina vähemalt, ma ei tea. Good luck to you, Maria. Estmagics. Oliver käis meil seal metsavideos küll, aga kas tal seal mingisugused survival skillid olid? Ta läks nagu välja, ta ei võitnud, on ju. Ma arvan, et me võiksime Oliveriga tõesti proovida. Äkki ta nagu oskab seal midagi teha, sellepärast, et ta käis seal metsavideos. Oota, ta seal metsavideos ostis mingi 2 seda magamiskotti ju. Minu meelest ta tegi mingi lolli valiku seal, ostis mingi 2 magamiskotti, siis see ikka ei aidanud teda või midagi. Kuule, ma ei tea, kas me võime isegi proovida. Aga okei, sa võid praegu jääda sinna kategooriasse. Järgmine on Chris Boys. Ma juba hakkasin ütlema, et 100% jääme ellu, aga samas ma ei tea. Ta oli seal metsavideos küll. Issam, miks mul selle, kellega jääksin üksikul saarel ellu, praegu alus on see metsavideo, on ju. Chrisiga on täpselt sama, mis on Hensuga, et tal võib tulla seal metsas sees välja mingi vaata, tal oli seal Aleksiga seal mingisugune teammate, vaata, siis nad olid mingi tegid seal mingi vibu ja mingi, kes see seda vibu tegi, ma ei mäleta enam. Ma arvan, et ma paneksin Chrisi sinna, et läbi raskust oleme elus. Aston Köögis. Ma täiesti arvan, et me jääksime 100% ellu. Ja põhjus, miks ma arvan, et ma jääksin Astoniga 100% ellu,
ellu, on see, et Aston on kokk. Ma ei peaks mitte midagi seal metsas tegema. Ta tuleks minu juurde, ta oleks mingi, nagu ta igat oma videot alustab. Elol, mis sa täna süüa tahad? Ma olen mingi, mine vaata, kelle sa metsast püüad, mingi metssiga, ma ei tea, mine vaata, kelle sa leiad. Ja siis ta tuleb mingi full, mingi suure seaga on ja tõmbab lõkke püsti, tõmbab grilli peale käima selle mingi asja seal ja ta teeks mega bänger söögi. Ma lihtsalt võtaks seal rannas kuskil päikest ja Aston teeks süüa ja meil oleks jumala chill elu. Ma surviviksin Astoniga 100% seal. Kui keegi ründab, ma arvan, et ta selle sama kööginoaga tapab selle loomaga ära, kes meid seal ründab. No, ma olen nii kindel, et me jääme 100% Astoniga üksikul saarel ellu. See oleks reaalselt nagu vacation pigem, mitte surviving nagu minu jaoks vähemalt. Tal oleks mingi töö, et ta teeks mulle süüa kogu aeg seal. Järgmine, kelle me siit listist võtame, on Kepu. Ma arvan, et siia kategooriasse ta kindlasti nagu läheks. Kepu on ju ka kuskilt, kus ta oli, mingi Räpinast või kuskilt metsa seest. Ja tal on suht palju TikTok'e tehtud kuskilt põldude pealt, vaata. Okei, Kepu, kui sa seal saare peal ei mängi oma haldjast, siis me võiks isegi proovida. Aga kui sa tuled sinna oma haldja kostüümis, siis ma arvan, et me sureksime, aga vähemalt oleks lõbus. Me võtame päris Keput. Äkki proovime. Ja seal samal ajal oleks nagu väga lõbus olla. Pingood. Ma ei surviviks Pingoodiga, sest et ta tundub ka täpselt selline, et oleks nagu mina. Ma nagu ei teeks mitte midagi, siis ta ei oskaks ka mitte midagi teha ja siis ta ei tahaks nagu ühtegi metslooma tappa ja siis ma oleks mingi, mina ka ei lähe tapma ja siis me oleksime koos seal mingi, help me, SOS ja siis me sureksime nagu ära. Ma arvan, et Pingoodiga me oleksime dead. Järgmine on Sydney. See on natukene raske. Tegelikult ei ole raske, me oleksime surnud, aga vähemalt me sureksime lõbusalt. Esiteks, Sydney on vegan. Kindlasti mitte ei puudutaks mitte ühtegi loomakest, kes seal on. Ta võib-olla leiaks mingid lehti sealt maast, mida ta ise saab süüa, on ja. Aga nende marjakestega sa ei jõua kaugele. Meil oleks ikkagi mingit liha vaja. Ma arvan, et meil oleks kogu aeg kõhutajad. Sureksime nagu nälga. Seega ma liigutan Sydney siia, et sureksime, aga oleks vähemalt lõbus. Gossip ehk siis Mihkel ja Maia. Me jääme 100% metsas ellu. Nad on professionaalid metsas ööbimisel. Minu meelest nad on kogu aeg metsas. Ükskõik millal sa lähed nende Instagrami vaatama, nad on kuskil metsas jälle ellu jäämas. Kogu aeg survivivad. Ma nagu tunnen, et neil on nii palju kogemust. Seal oleks nagu mitte ühtegi probleemi. Ja ma isegi ei peaks mitte midagi tegema, sest meid on siis 3. Nad on nagu koos juba perfektne kombo. Ma arvan, et nemad kahekesi juba surviviksid seal nagu väga hästi. Ma arvan, et mina oleksin pigem see, kes on see nagu takistus seal. Ma arvan, et ma olen see nagu koorem neil seal, aga nad on mingi, jälle me peame sellele Elolile mingit süüa otsima, nagu mida ta istub seal vee ääres, sulistab kogu aeg, jälle peame talle mingit süüa tegema. Seega ma panen ta, et 100% jääme ellu. Järgmine on Kaspar Vang. Ma arvan, et me sureksime ära, aga seal oleks lõbus, aga samuti nagu ka Sydney ja Steveniga. Ma arvan, et me mitte keegi ei läheks neid metsloomi puudutama. Ja viimane on Gerhard. Ma ei tea väga tema nagu varjatud andeid. Ma ei tea, mida ta võib sealt tagataskust välja võtta, mingisugused skillid, aga ma olen valmis proovima. Äkki me jääksime ellu? Me jääme Gerhardiga ellu. Mu süda ütleb, et me jääme ellu. Ja selline on minu tier list, kellega ma elaksin üksikul saarel. 100% ma jääksin ellu Astoniga ja Gossipiga. Läbi raskuste oleksime elus Hensuga, Chrisiga, Gerhardiga. Ma võiksin proovida survivida Oliveri ja Kepuga. Sureksime ära, aga vähemalt seal oleks lõbus koos Steveni, Sydney ja Kaspariga. Ja 100% no questions me oleksime dead Tormi, Maria ja Pingoodiga. Nagu ma ei muudaksin selle juures praegu mitte midagi. Võib-olla lihtsalt seda, et Chrisi tõstaks allapoole. Aga okei, ma usun sinusse. Aga minu meelest see tier list on praegu päris hea. Järgmine tier list, mille me ette võtame, on kes aitaks mul peita kuriteo jälgi. Oletame seda, et mina olen kellegi, mingi inimese kuskil, no saad aru küll, oletame, ei juhtunud päriselt, ärge küsige, miks ma selle küsimuse peale mõelnud olen, et kes mind aitaks. Lihtsalt oletus. Kui ma selle Eesti sisulooja käest abi küsiks, siis kes mind sellega aitaks. Esimene kategooria on pääsen puhtalt. Ta tuleb mul appi, me koristaks ära, me viiks laiba minema, ma pääseksin puhtalt ja tema ka pääseks puhtalt. Teine kategooria on pika veenmise peale tuleb. Et kui ma talt küsin, siis ta on alguses mingi, ma ei tea elol. Aga kui ma olen mingi palun, nagu mul ei ole mitte ühtegi muud valikut, sa pead mul appi tulema, siis nagu väga pika veenmise peale, et ta ikkagi tuleks mul appi. Kolmas kategooria on see, et ta ei tuleks appi, aga ta ei räägiks ka sellest mitte kellelegi. Ehk siis ta on trustful, ta hoiab seda saladust, ta ei anna mind välja, ta ei oleks nõus ka appi tulema. Ja neljas kategooria on see, et räägib kõigile edasi. Võib-olla nagu kinni mind otseselt ei võeta, aga ta räägiks sellest teistele edasi. Ta oleks mingi, teadsid, mida Elol tegi, ja siis see jutt leviks. Ja kõige viimane kategooria on see, et ma läksin vangi. Ta annaks mind üles. Võtame Hensu Gusta. Kuna ma Hensuga nii close friend ei ole, siis ma arvan, et Hensu ei tuleks mul appi. Aga samas ma usun, et Hensuga ei räägiks mitte kellelegi. Võib-olla ma eksin. Äkki mingi Hensu väga suur sõber vaatab seda videot, on mingi,
sa läksid nii hullult vangi, et vähe ei ole, sa oleksid seal kongis trellid ees. ma arvan, et ta ei tuleks mul appi, aga ta ei räägiks ka kellelegi. kui ma oleksin temaga mingi väga hea sõber, siis ma arvan, ta tuleks appi ja siis me pääseksime puhtalt. Järgmine inimene, kelle ma siis võtan, on Bingood. Ma kinda arvan, et Bingood räägiks kõigile edasi. Esiteks ta teeb TikTokis töötute pommuudiseid. ma arvan, et see oleks järgmine päev oleks töötute pommuudises see, ta Erol tappis kellegi. nagu ma arvan, et see jutt leviks. Bingood liigub, räägib kõigile edasi. I'm sorry, Bingood. sa võib-olla ei teeks seda, aga lihtsalt äkki teeksid. Steven Raidmets räägib kõigile edasi. sa lihtsalt tundud, et sa räägid kõigile edasi. Ja ma ei usu elu sees, et see mul appi tuleks, ja Steven. Kepu. Ma ei tea, kas Kepu tuleks mul appi. Ma too ei usu. Kui ma väga pikalt Keput veenaksin, siis ta äkki tuleks. Ma ei usu, et ta läheks mind üles andma. Ma arvan, et ma peaksin ikkagi Keput suhteliselt pikalt veenma ja siis ta tuleks mul appi. Nagu Kepu on nii selle kahe vahel, et ta ei tuleks mul appi, ei räägiks kellelegi või pika veenmise peale tuleb. Siin võiks kuskil vahel veel mingi kategooria olla. Ma arvan, et kui ma väga palju Keput palun, siis ta tuleb mul appi. Järgmisena võtame Tormi. Ma arvan, et Torm ei tuleks mul appi ja Torm ei räägiks ka mitte kellelegi. Võib-olla ütleks kellelegi. Ma arvan, et ta ei räägiks kellelegi ja ta ei tuleks ka mul appi. Maria Rannaväli tuleks mul appi ega räägiks ka kellelegi. Järgmine, Sydney. Kuna Sydney on mu väga hea sõber, üks parimatest sõpradest, ma arvan, et ma isegi ei peaks Sydneyt pikalt veenma. Ma arvan, et Sydney tuleks kohe mul appi. Ma arvan, et me pääseksime puhtalt. Mitte, et tal oleks sellise asjadega kogemust, aga ma kinda arvan, et ta nagu on see nagu brain. Ta teab, mida teha. Ta teab, kus tuleb mingid asjad ära koristada. Ma ei tea, ma olen nii kindel lihtsalt Sydneys. Ma olen lihtsalt nii kindel. Kui ma midagi teeks, raudselt Sydney teaks sellest nagu. Üldse nagu Sydney on üks inimene, kellele ma olen oma elus nagu kõike rääkinud. Nagu Sydney teab kõike minu kohta ja kindlasti, kui ma saaksin mingi sihukese asjaga hakkama, siis Sydney oleks nagu esimene inimene, kes sellest teaks ja ta raudselt oleks mingi, ma tulen sulle appi. Gerhard. Ma arvan, et Gerhard ei räägiks. Ta ei tuleks mulle appi ja ta ei räägiks. Mul natukene mu sees ütleb, et äkki ma läheks vangi. Järgmine on Oliver. Ma arvan, et ma panen Oliveri pika veenmise peale tuleb. Ma arvan, et ta teaks, mida teha. Järgmine on Chris Boyce. Chris Boyce ei tuleks mulle appi. Ta läheks täpselt sinna kategooriasse, kus on Hensu ja Torm ja Maria ja Gerhard. Chris on siuke hästi tubli poiss. Ma ei usu, et ta tuleks mulle appi mingit mõrva cover appima. Chris läheb siia, et ta ei tuleks appi ega ei räägiks mitte kellelegi. Järgmine on Aston. Ma arvan, et ta ei tuleks mulle appi ega räägiks ka mitte kellelegi. Äkki ta kellelegi iitsatab. Ma arvan, et Chrisiga on täpselt sama. Ma arvan, et äkki kellelegi midagi ütleks ja ta ei tuleks appi, aga vangi ma ka ei läheks, vaata. Ta ei räägi kõigile edasi, aga kellelegi ikka räägiks too. Järgmine on Gossip. Ma arvan, et ma läheks vangi. Ma arvan, et kuna Gossip, Mihkel ja Maia on ka siuksed hästi nagu tublid ja nad kindlasti ei tahaks siduda ennast minu selle asjaga, nad ei tuleks mulle kindlasti appi. Ma kinda arvan, et kui ma neil küsiks abi, siis see nagu jutt oleks natukene liikvel, kui neil ei ole juba avaldust tehtud, et võtke see kinni. Nagu, ma ei tea, võib-olla nad ei räägiks, aga ma kinda arvan, et ma oleks vangis, kui ma iitsataks Gossipile, et ma kogemata kellelegi. Ja viimane on Kaspar. Ma arvan, et Kaspar on ka nii siuke sweetheart, et ma arvan, et ta ei tuleks appi, et ta ei tahaks ennast sellega siduda, aga ta ei räägiks ka mitte kellelegi. Ma arvan, ma kindlasti ei oleks vangis ja ta kindlasti ei räägiks seda kõigile edasi. Selline sai meie teine tier list, kes aitaks mul peita kuriteo jälgi. Pääsen puhtalt Sydney number 1. Pika veenmise peale võib-olla tuleks Kepu ja Oliver. Ma samas Kepus ei ole enam nii kindel. Ma ei tea, miks ma ta siia panin. I don't know about that one. Okei, las Kepu jääb praegu siia. Ta ei tuleks mul appi ega räägiks kellelegi edasi. Hensu, Torm, Maria, Gerhard, Chris, Aston, Kaspar. See kuidagi nimekiri on nii pikk, et neid kõik usaldada. Ma arvan, et raudselt neist keegi räägiks ja ma oleks kellegi pärast raudselt vangis, aga ma lihtsalt loodan, et nad ei räägi nagu. Kuulge, teie nüüd näete, on ju, näete teie siin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma usaldan teid. Ärge kuritarvitage mu usaldust. Räägib kõigile edasi Bingood ja Steven. Ma arvan, Steven raudselt kõigile räägiks. Bingood paneks sinna töötute pommuudisesse selle, et Erol tegi midagi kriminaalset. Ma ei tea, miks Gossip läks siia, et ma läheksin vangi. Ma lihtsalt arvan, et see jääks saladuseks. Ma arvan, et see tuleks välja ja mind arreteeritakse. Ja neid on 2 ka. Ma usaldan selle saladuse 2 inimesele. Äkki kummagi seast tuleb see välja. 3. tier list, mida me täna nende samade inimestega teeme, on keda ma võidaksin kakluses. Ma olen näinud, et nii Sydney kui Chris tegid seda tier listi kunagi oma streamides. See tundus nii huvitav. Ma vaatasin, kuidas mõlemad seda tegid. Ma küll ei mäleta, kas Sydney mind sinna hulka pani, aga Chris pani ja ma mäletan, et ta pani mind suhteliselt alla, et mina saan nagu peksa, et ta võidab mind. Ja siis ma läksin sinna striimi, siis ma doneitisin mingi 5, olin mingi, et kuule, tõsta mind heaga nagu sinna ülespoole, et sa saad nii peksa mu käest, on ju. Ja siis ta tõstis mind ülespoole. Seega ma põhimõtteliselt maksin kinni selle tier listi, et ta paneks mind sinna, et ma võidaks teda. Ma tahtsin ka seda tier listi ise teha, sest see oli väga funny jälgida seda tier listi. Ja ma nüüd annan teile päris vastused, keda ma võidaksin kakluses, keda mitte. Esimene kategooria on, et saab peksa. Kui ma panen kellegi siia, siis ta saab niimoodi molli mu käest. Teine kategooria, peale pikka võitlust ma ikka võidaksin. Natuke peaksime see nüüd omavahel kähmlema,
aga ma ikkagi võidaksin lõpuks. Kolmas kategooria on suhteliselt tasavägine. Võib nagu 50-50. Võib nii tema võita, võingi mina võita. Ma ei oska ennustada, kes võidab, sest me oleme suhteliselt võrdsed. Neljas kategooria on, mul oleks väga väike võimalus. Mul oleks mingi võimalus, aga see oleks nagu väga väike. 10% võimalus, 20% võimalus, 25% võimalus, et ma võin teda ka võita. Ja kõige viimane kategooria on, et olen surnud, ehk siis 100% ta võidab mind. Võib-olla isegi ma ei jõua ühtegi lööki talle pihta saada, kui ma olen juba maas pikali ei hingaks. Ta on 100% võitja. Ja esimene, keda me paigutame, on Chris Boyce. Ma arvan, et mul oleks väga väike võimalus. Ma arvan, et Chris Boyce on nagu väga tugev, sest et ta käib ju seal kuskil seal boksis või mingis siukses laadses käis, seega ta teab harjutusi, ta oskab lüüa. Ma ei tea mingit strateegiat, ma lihtsalt vehiks seal, ma oleks mingi mul oleks nagu natukene väike, mingi 30%, 25% nagu ma ütlesin võimalus, aga ma ikkagi olen suht kindel, et Chris Boyce võidaks. Järgmine on Pingood, saab peksa. Oota, aga Pingood käis ka ju kuskil trennis too, kas ta käis boksis või? Ma ei ole kindel, ta midagi on nagu maininud mulle. Siis võib-olla ta isegi sinne peale pikka võitlust me ikka võidaks. Praegu lihtsalt ütlen hoobilt, saab peksa Pingood. Järgmine on Aston köögis. Ma oleks nii surnud. Aston tundub nagu hea võitlemises, kaklusest. Ma paneks Astoni siia, et olen surnud. Mul oleks võib-olla mingi 0,00001% võimalus võita seda võitlust. Järgmisena võtame Sydney. Ma arvan, et Sydney saaks peksa. Samas ta on ka tugev, ta käib on Jimmy's. Enamussid, kes siin tiedlistis on, käivad kõik kuskil trennis on ja. Aga ma arvan, et ma paneksin Sydney siia, et peale pikka võitlust ma ikka võidaks. Või tasavägine, kurat, ma ei tea. Ma arvan, peaks natuke aega krähmlema, aga ikkagi ma võidaks. Järgmisena võtame Maria Rannaväli ja ma kinda arvan, et Maria Rannaväli saaks peksa. Issand jumal, see kõlab nagu ma mingi ähvardaks kedagi. Ei, ma ärge võtke seda kui ähvardust, et te kõik saate peksa. Ei, ma lihtsalt nagu arvan. Võtame järgmisena Steven Raidmetsa. Ma arvan, et ma peaksin Steveniga ikkagi nagu kaklema ja ma ei tea, kumb võidaks. Ma ei oska öelda seda, kumb võidaks. Nagu võib tema võita, võin mina võita. Ma paneks Steveni siia, et see oleks suhteliselt tasavägine. Issand jumal, kui ma seda tier-listi vaatan, siis kõik mingi naised on siin üleval ja kõik mehed on all nagu. Ma ei ütle, et oleksite kuidagi nõrgad siin üleval. Sydney raudselt lööks mind ühe korda niimoodi, et ma oleks pikali maas. Võtame järgmisena Hensu Kusta. Hensu Kusta tundub tugev. Hensu Kusta lööb mu kindlasti maha. Hensu Kusta on nii pikk ka, vaata. Ma arvan, et ma ei ulatukski temani. Okei, mina olen ka väga pikk, on ja. Ma arvan, et ma olen surnud. Kui ma Hensu Kustaga võitleks, ma olen surnud. Järgmine on Kepu. Ma oleksin surnud. Jällegi maapoiss on ja traktoritega asjatab seal TikTokis on ja raudselt mingi tugev käsi. Ma arvan, et mul ei oleks võimalust. Guest Magics on minust lühem. Ma arvan, et ma panen ta siia suhteliselt tasavägine. Võtame järgmisena Tormi. Ma arvan, et Tormile ma annan peksa. Aga samas vaata, tal on see Airsofti mingi, kas see on Airsoft või? Ma eeldan, et see on mingi Airsofti, mingi profiilipilt. Kui me temaga mingi relvadega laseksime, ta raudselt saaks mind maha. Aga ma arvan, kui ma oleks nagu hand to hand, ma arvan, et ma saaksin ta maha. Ma jookseks mööda maha. Järgmine on Kaspar Vang. Kaspar Vang on nii sweetheart, ma ei usu, et ta hakkaks mind maha lööma. Ma arvan, et Kaspar saab peksa. Ma kujuta ette samas, mis olukorras ma Kaspar Vangiga kakleks üldse. Ma isegi ei kakleks Kaspar Vangiga. Kosib, ma oleksin surnud. Esiteks, Mihkel, ma ei usu, et ma talle isegi nagu saaks jagu temast. Ja samas ka Maia. Maia tundub ka siuke tugev. Ma ei ole üldse kindel, et ma Maiat võidaksin. Ja nemad veel koos. Siis ma arvan, et ma oleksin dead. Ja viimane meie listis on Gerhard. Ma arvan, et mul oleks väike võimalus. Ei samas. Kumb. Ma arvan, et ma oleks dead. Ta on lihtsalt tundub minust tugevam olevat. Võib-olla mul oleks mingi 5% võimalus. Ja selline on meie tier list, keda ma võidaksin kakluses, kes saavad minu käest peksa. Pingood, Maria, Torm ja Kaspar. Peale pikka võitlust ma ikka võidaks on Sydney. Suhteliselt tasavägine Steven ja Oliver. Mul oleks väga väike võimalus on Chris Boyce, ehk siis praktiliselt oleksin surnud. Äkki mingi võimalus oleks. Ja 100% am dead on Aston, Hensu, Kepu, Kosip ja Gerhard. Äkki ma natukene alahindasin Oliveri, äkki mul oleks ikka väike, ma ei tea. Ma iga tierlisti juures võib-olla midagi on paigast ära, aga raudselt reaalsuses oleks nagu kõik täiesti teine. Ma saaks isegi Pingoodit ja Maria Rannaväljat raudselt peksa väliselus. Päris paljud on küsinud ja tahtnud mulle mingisuguseid kirju ja pakke saata, siis I'm here to tell you guys, te nüüd saate seda teha. Seega, kui te tahate mulle midagi saata, siis pange sinna paki või kirja peale see silt, mis siin ekraanil ees on. Kõik info on ka all descriptionis. Ma avan kõiki pakke ja kirjakesi streamis või videos kuskil kunagi, kui ma neid mingi kokku kogun, kui keegi mulle üldse saadab neid kunagi on ja. Ausalt olen mina seda videot praegu monteerimas siin. Ignore that, põhjus, miks ma kunagi oma setup ei näita, nägite sneak peeki just, mingi teip juba paistab sealt. Igatahes, kui te tahate mulle midagi saata, siis nüüd te saate ja võtan hea meelega kõik vastu ja avan.
igatahes aitäh, et seda videot vaatasid. Ma loodan, et sulle meeldis vaadata, kuidas ma tegin tier liste. Kui teil on mingisuguseid ideid, mis tier liste te tahate kunagi veel näha, et ma teeksin, võite alla kommenteerida. Kommenteerige ka alla, kas te arvate, et minu tier listid läksid täppi. Kui te arvate, et ma raudselt saaksin Maria Rannaväljat peksa või et te arvate, et 100% sa jääd ellu Steveniga üksikul saarele, andke teada, andke sellest all kommentaarides teada. Kui teie arust ma peaksin mingeid muudatusi siin tegema, likeige seda videot, subscribe'ige mu kanalit ja näeme järgmises videos. Tšau!